course. I'll be next superstar. You just got the fire. Jau, tere tulemast tagasi Chris Poisi kanalile. Ma ei tea, miks mu intro kogu aeg üks sama on, honestly, aga anyways. Järjekordselt me kuulame muusikat. Inimesed võib-olla tahavad mingit muud contenti, aga me kuulame muusikat. Järgmised videod, mis tulevad, ei ole muusika related, probably midagi muud. Tänases osas me kuulame Eesti Laul 2023 laule siis. Kuulame need 20 laulu üle. Ma tier-listi tee seekord, lihtsalt hindame. Ma annan 1/10 ja põhiküsimus on see, et kui head nad oleksid Eurovisioonil. Et mitte see, kui hea laul on või kui halb laul on, vaid lihtsalt, et kui see laul läheb meie arvates, siis minu arvates Eurovisioonile, siis kui head olla võiks. Jällegi arvamus tuleb täiesti tavalise inimese poolt, ma olen lihtsalt tavakodanik, mitte mingisugune muusikakriitik, aga lihtsalt I'm doing this for fun. Esimene laul Alika. Kas on Alika? Alika Milova, Alika Bridges. Now I'm heading home. There was always time to get back on track. Okei. Maru kiire lõpp. Seda laulu oli päris raske kommenteerida, nagu siis see oli päris siukene, pead nagu veits sisse süvendama siia laulu, nagu mõttega kaasas käima, siuke tiipim laul. Aga see laul ei ole selline nagu, et wow, kuradi, see võidab 100% või nagu. Minu jaoks ta siukene, et ta on hea laul, aga ma arvan, et ta jääks kuskile keskmistesse kohtadesse. Nii et, aga anname talle benefit of the doubt, see on esimene laul, mis me kuuleme täna. Anname 6/10. Ma arvan, et ta teeks hästi Eurovisioonil, aga ma arvan, ta jõuaks nii kaugele. Järgmine laul, Andreas, Why Do You Love Me? Andreas on siis ka mingi uus vend. Uus vend. Tekkinud. There's a million reasons why you should have left me behind. Cause you're wasting all your time. Do I need to remind you? It's just so ironic. Mingi Stranger Things vibe. I do the opposite to you. All these thoughts in my head make it all such a mess. But you keep coming back. Thought you're smarter than that. And I wish you the best. But that's not what I am. If I were you, I'd hate me. Why do you still love me? I can't Yo, what are these dance moves? I'm sorry, selle fitiga fucking bust down'ida kuradi niimoodi on küll goofy, no? Yo, mida? All these thoughts in my head make it all such a mess. Okei, Andres, Why Do You Love Me? Honestly, see laul oli ka suht, ma ei tea, jällegi nüüd kui ma mõtlen Alika laulu peale, siis Alika laulus oli ikka palju rohkem toimus seal nagu ringi. Et Alika laul on nagu päris kõva, nagu see 6, mis ma andsin Alikale, see on nagu väga kõva 6 nagu. See on nagu väga kõva 6, sest selle laulul oli suht nagu basic nagu instrument taga käis tin-tin-tin-tin-tin. Ja nagu, ma ei tea, siin on tulnud mingi crazy party vaata või midagi juhtunud väga siin laulus, sest oligi nagu aga jätame meelde, ma hindan laulu, ma hindan Eurovisioonile sobivust. Ehk siis ma arvaksin, et selle on suht 3/10. Nagu Eesti laulule, nagu jah, sobib, aga Eurovisioonile Nii, järgmine laul, Anett X Freddy, You Need To Move On. Sorry, I've been missing your calls. I don't want to talk. Okei. Don't worry that we're never meant to last. After all the time that's passed. Ma hakka vaatama, ma olen väga segaduses praegu sellest laulust. Okei, Anett X Freddy, You Need To Move On. Kas see on jazz või? Kas see käib jazzi alla või? Aga
samas huvitav, pole ammu kuulnud sellist muusikat, aga Eurovisioonil nüüd, mõtleme korraks Eurovisiooni peale sellist laulu panna. Väga mitte nagu, väga pigem mitte nagu. Aga ma arvan, et see laul on ka minu jaoks jällegi 3, kui mitte 3,5. Sest ta on natukene huvitavam, sellepärast on palju te kuulete jazz-muusikat või sellist muusikat. Ja huvitav on see, et pärast, kui need Eesti laulud läbi on ja me näeme siis, kes võitis ja läheb Eurovisioonile, et kui täpne oli minu ennustus siit videost. Saame tulla tagasi siia videosse ja olla nagu, et Chris, sa oled täiesti loll, sa panid täiesti puusse nagu. Või siis sa oled nagu, et God mees, kas sa näed tuleviku ette? Järgmine laul, Bedwetters Monsters. Nii. Okay. I'm down. I'm a boy, I'm a living freaking hell, and I'm a boy who's addicted to a different kind of spell, but you know I'm not afraid of the monsters creeping in my bed. I wanna have them near and not inside my head. Baby, I'm fooling around and getting up from the ground to fire. Jah. Siiamaani, väga kõva, mulle väga meeldib siiamaani. Noblu! Noblu! Oh, wow! I'm singing a voice for you. Okei. Ja ma ei tea, mis iganes see ending oli. Mis iganes see ending oli. Aga nii, Bedwetters Monsters. Honestly, see laul on päris high up. Sellepärast, et selle laulul on väga hea personality juba, et neil on mingid karakterid seal, mingi koletised, vaata. See juba veits äädib sinna juurde sellele kogu asjale, mitte ainult, et vaata, kui sa Eurovisioonile lähed lauluga, see võib olema nagu terve komplekt asi, vaata, mitte see, et lihtsalt mingi, see võib olema mingi nagu foul ass vibe, et sealt võita. Et, mina annaksin sellele 80. Bedwetters Monsters, ma ei taha veel 10 ja 9 loopida, sest see on igav. Ehk siis paneme 80. Bedwetters Monsters, ma arvan, et see laul võib kindlasti high chances, et see võidab Eesti laulu ja Eurovisioonil saab kõrge koha, ma tahaks arvata. Järgmine laul, Carlos Ucareda, Whiskey Won't Forget. Ma isegi tea, kes Carlos Ucareda on. Okei, Carlos. Does your mama ask about me? I hope she's doing alright. Baby, I still keep you know. Ma ei hakka valetama, see vend ei matchi üldse enda nagu laulu häälega või vibe'iga. See on välja nagu full on gangster kuradi, mingi araabia kuradi. We got the gang. Ja siis kuradi nii armas laul on lihtsalt. Ainult mina või? Tal on fucking kett kaelas nagu, what do you mean? The things we should have said. 'Cause I'm 3 drinks in a whiskey won't forget. Okei. Vihmasaja. Remember in a whiskey won't forget. Whiskey won't forget. Okei. Carlos Ucareda, Whiskey Won't Forget. Hea laul, mulle meeldis, see on selline laul, mida ma kuuleksin, tuleb raadios selline classic pop tune. Ja saad nagu, et jep, see on hea laul. Ja siis paar aastat hiljem see ei mäleta enam. Mitte midagi sellest. Mitte nagu halvasti öelda, aga lihtsalt see kõlab nagu selliselt laulul. Kõla poolest Eurovisioonil. Selline laul Eurovisioonil. Ma arvan, et ta poleks nii võimas kui Alika Bridges oli selline võimas, kuradi kogu full experience. Anname talle 50. Ma arvan, see on väga solid. Mina jäin rahule, aga lihtsalt Eurovisioonil, ma ei tea jällegi. Tundub nagu see oleks väga eurolaul nagu. Järgmine laul. Ellip, Pretty Girl.
okei. 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 Okei, see on video, see on... Ma pean kuulama. On juba. Bro, mis siin toimub? Ma ei saa vaadata sükest videot. Okei. God damn. Ma esimest korda kuulen, kes on Ellip. Ja kes, ma isegi ei tea, kes Ellip on nagu. God damn. Tegelikult nagu lauluna, see on päris äge nagu, mulle kogu see video on nagu üliäge. Mitte lihtsalt, no mingite teatud asjade pärast, aga nagu see editing, selle video editing on ka väga äge nagu. Ühesõnaga, ma pean uurima, kes Ellip on nagu. God damn. Eurovisioonile, nii, mõtleme nüüd, mul kadus mõte täiesti ära selle lauluga, ma ei tea, kes see oligi selle laulu point, et mu meelt hajutada. Täiesti perses, ma olen nii kuradi, mul on vaja mingit breiki sellest, God damn, mul mõtted nii sassis. Ellip, Pretty Girl. Ma nüüd rahunend. Tõraseng veel halve. Ellip, Pretty Girl. Nii. Ma lõpuks hindan seda laulu nüüd. Ma olen täiesti persest, aga ma ei suuda lihtsalt. Okei, laulu mõttes, Eurovisiooni mõttes see laul. Ma olen nii kahe vahel, kuhu seda panna. Kas nagu kõrgele või alla, ehk ma lihtsalt panen ta keskele. Paneme ta 5. Ma panen Ellip, Pretty Girl 5 peale. Anyways, tegelikult oli banger laul, nagu ma lähen vaatan pärast, kes nagu Ellip on nagu. Anyways. Elisa, Bad Philosophy. Okei, huvitav vibe. See kõlab nagu mingit laulult, mida ma olen varem kuulnud. Okei, lüürika on väga nagu, ma lüürikaga väga ei vaibi selle lauluga, ma piril. Ja nüüd on ühe kerge tantsulka nüüd lihtsalt nagu mingi siuke 90s. Okei, samas huvitav. Okei. Esimesed 70% laulust ma olin nagu, et ma vist panen selle laulule 4 või 3. Aga nüüd see lõpp võib olla isegi päris grand nagu. See lõpp võib isegi tõsta seda laulu kõrgemaks. Anyways, Elisa Bad Philosophy on minu jaoks 5/10. See on jällegi siuke keskmine laul. Mõtleks, et ta oleks nagu crazy Eurovisioonil, aga ta poleks halb ka, ta oleks siuke net. Jep, me saatsime suht hea laulu Eurovisioonile. Ma arvan vähemalt niimoodi. Järgmine laul, Inger, Awaiting You. Okei, mingine Lasnamägi, Mustamägi, ma ei tea. Okei, huvitav hääl. Okei, praegu päris hea isegi.
Inger, awaiting you. Päris tark idee on panna siia lõppu need kuradi kaardikesed, see on päris hea idee. Esimene inimene, kes seda teinud on vist, kui ma õigesti mäletan. Nii, mis ma tahan öelda, on see, et ma ei tea, kas poplaulud on Eurovisioonil nii hea nagu. Okei, samas ma ei tea, mis inimeste goal on, kas inimeste goal on lihtsalt saada Eurovisioonile või inimeste goal on nagu Eurovisioonil võita. Eurovisioonile, ma arvan, sa võid saada sellise lauluga, aga kas sa võidad siukse lauluga on nagu, ma ei tea. Ma arvan 5,5. Inger, sa saad 5,5. Ma arvan, et see on ka sükene jällegi basic laul, mis teeks Eurovisioonile suht nagu keskmiselt, aga võib-olla natuke rohkem keskmiselt. Muidu laul oli hea. Nii, järgmine laul. Janek, House of Glass. Don't even know what we are fighting for. What kind of game are we playing? Ma ei saa lihtsalt, nende kuttide hääled ei matchi üldse nende nägudega. Ma ei tea, mis case sellega on. Kas on ainult mina, kes seda arvab? Kas kui inimesed kuulavad minu muusikat, kes on sama mõte ka, et what the fuck, kuidas selle venna sükene hääl on nagu, ma ei tea. Kuidas see vend sükse häälega, ma ei tea. Hea hääl muidu, aga lihtsalt, nagu ei matchi naaga. How many tears, how many scars does it take to know what we are? Are we scared? Are we lost? Could it ever be like it was? Dying flowers on the windowsill. Okay. We let it go this far. Like you're a million miles away from me. And how can we find any reason fighting in this house of glass when it breaks? What's left of us? God damn. Ma ei tea, kes Janek on, aga nüüd ma tean, kes Janek on. Ta on crazy ass vend. Tal on väga huvitav hääl. Mulle väga meeldis see hääl. Ja see on nüüd see süke laul, mis on ütleks nagu klassik, vaata Eurovisiooni jaoks meisterdatud. Et tuleb rahulik, kes lõpus läheb hästi grandiks, tulevad pillid, kõik läheb kuradi. Aga mulle meeldib see, mulle meeldib. See suhtes, ma ei arvaks, et see võidaks jällegi. Ta ei tunduks nagu, sest võidulaul, iga aasta on võidulaul midagi hästi erilist, hästi quirkit, midagi hästi weird'i võidab iga aasta. Ehk siis see ei ole midagi siukest, ma arvan. Aga samas, kui see laul läheks, ma ei paneks pahaks, sest ma tean, et see laul saab high ratingu. Ma annaksin sellele 70. See on nii bänger. 70. ma ei tea, kas ta on parem kui Bedwetters, Monsters oli. Sest Monsteril on rohkem šanssi võita, ma arvan. Sellel on väiksem šanss võita, aga ta võib jõuda päris kõrgele edetabelis. 70. Janek, House of Glass. Banger. Järgmine laul. Kav, valik. Mõista. Kes see on? Kevin. Ka tähem, kui head purksid või? Miks Kav näeb välja 10-aastane voodis? Mul on 3 tundi on, ma ei ütle ühtegi tere ja naised, mis God damn, mees, see purks näeb bänger välja. Kav, palun, tee veel neid purkse, ma tahan ka. Kust neid saab osta? kellele, et ma pikalt ei pilleks. Kummis teeb, tee oma valik, yeah. Tee oma valik, yeah. Okei. Banger video, ses suhtes video on väga äge. Markus Mikk, kuradi, palun, Markus Mikk, tule tee mulle ka video, palun. Kav valik, nii. Mul meeldis, et see laul on eesti keeles ja tal on vibe, aga samas see kõlab lihtsalt nagu Eesti mingine poplaul, nagu kui sa kui Kav reliisiks lihtsalt Eestis mingi laulu, see oleks nagu, et jep, see on lihtsalt Kavi kuradi laul, mitte Eurovisiooni laul.
ma ei arvaks, et see laul Eurovisioonil nagu väga midagi teeks. Anname 3. Anna mulle andeks, Kav, aga ma arvan Eurovisioonil see laul väga numbrid ei teeks. Jällegi minu arvamus, Kav, palun, ära vihasta mu peale, palun, anna andeks. Järgmine laul, Lina Lakk, Bonzo aeg. Kes on Bonzo ja Lina Lakk? Vaatame. See on nii goofy. Kaugelt oled ilus, vaatan lähedalt sind veel. Kui leidnud kodutee. Aega tagasi keerata ei saa. Tuleb see ja jääb, mis jääma peab. Tuleb see ja jääb, mis jääma peab. God damn. See oli nii fucking ilus. See oli nii fucking ilus laul. God damn. See on nüüd selline laul, mida ma mõtlesin, kui eesti keelega minna, siis ma arvan midagi eestimailist, sükest, you know, see on minu meelest kuradi wow. Ma tahaksin öelda wild guessi. Ma nüüd ei ole kindel, kas see laul võidaks, aga mul on selle lauluga nagu, saate aru, mul tuli see väikene see vibe, et kui see laul läheks, siis ta on nii different, et ta võiks võita, sest ta on ilus ja rahulik, see kontseptsioon, see mees ja naine, väga armas, väga ilus, ja siis kuradi see kogu laul, just nii rahulik, mõnus, sükest laulu nagu ei kuule üldse Eurovisioonil. Okei. Kui seda laulu õigesti valmistada ette ja õige lavavärk, siis ma arvan, et sellel on potentsiaali võita. Call Me Crazy, ma arvan, see laul võib võita Eurovisiooni, võiks võita. Ma annaksin selle laulule 90-st. Ma arvan, et ma ei tea, kas ma olen mingi patriotiks muutunud. Ma ei tea, mis toimub, aga ma reaalselt arvan, et siukene laul võiks nagu teha numbreid seal nagu. See on see gamble, vaata, see on see gamble, et kui see, kurat, eesti keeles, you know, kui siuke laul võidaks, ma oleks nagu bless. Nii, Meelik, Tuju. Hea nimi. Ansambel Meelik. Ansambel. Okei. Kas on nööpi venda seal taga ju? See on nööpi vana. Mida? Mida Türi sita lasi hoovi? Kuulsin õigesti seda laini või? Issand, kui loll laul. Aga samas on nii hea. Tuju. Yo, who that though? Kes too on? Nii, Meelik Tuju. Anestis laul oli päris naljakas, seal oli väga huvitavad sõnad. Jaa, ma oleksin väga rõõmus, kui siukene laul läheks, sest jällegi see on ka siukene, vaata, saab minna Eurovisioonile lauluga, mis on nagu kindel, et see on nagu, okei, ta teeb head numbreid, ta on nagu, ma tean, et kuulen seda laulu, ma tean, et see on nagu, jep, see on nagu hea laul. Lähme kindla peale või riskime iga kord, kui me lähme Eurovisioonile, saadame midagi täiesti crazy't lihtsalt, kogu aeg mingit crazy't. Saad aru, siukene laul,
jumal ükskõik kui viimase koha saab, unustame ära, järgmine aasta uuesti. Ma annaksin 80. Ma ei tea, miks mitte 9 või 10, ma ei oska öelda miks, aga ta annab mulle 8. Järgmine laul, Mel's So Good. Way too long. Ma ei tea, kes on I've been Mel's. singing every single song. Overplayed on the radio. Everywhere I go. I don't realize what you like. Telling lies on the work you learn. Okei. You know that I try not to cry, but I can't 'cause you hurt me good. I don't miss you. I don't wanna be with you. Don't you know that you're so good at what you do? Okei. I've been hurting, got me breathless. Such a burden, left me restless. I don't miss you, that's the last thing I would do. Okei. Mel's So Good. Honestly, väga hea laul. Nagu niisama lauluna, väga hea laul. Mulle räigelt meeldis. Väga bänger. Okei. Ma annan 5. Mel's So Good, ma annan 5, sest ma arvan, ta on siukene basic laul. Hea laul oli, mulle meeldis, aga Eurovisioonil jällegi, ma arvan, ta jääb suht basicuks nagu kahjuks. Jah. Aga muidu oli bänger, mulle meeldis. Meeldis, ma ei tea, kes sa oled, aga nüüd ma tean, väga hea, oled. Mida asja ma vaatan? Merlin, Unicorn Vibes, kas see on Merlin Uusküla või? Mitte mu childhood legend. I can bring you the rainbow, bring you the stars. I can show you the highest, tell me what you want. I can catch you wherever and find you where you are. I can fulfill your dreams and give you high feels. You'd like to fly to Mars or be next superstar. You just got to fly your unicorn and ride far. Sometimes in the moonshine there is something better for you. You see it, you feel it. Turn on the unicorn vibes. If I choose you, it's new you. Let's fly with fairy tale lines. Ma vist pean andma meie esimese 10 täna ma ei arvanud, et ma 1 pean andma, aga honestly, ma ei saa midagi paremat seda anda, see on täiesti nagu, ma ei taha öelda midagi halvasti, nagu teate küll ise, mis see laul on. Järgmine laul, Mia, Üks samm korraga. Kes on Mia? Päevad mööda hiilivad, kuidas aeg kaob kiiruga. Palun võta üks samm korraga ja naudiga. Sinus kõik on olemas, julge vabalt olla ja sa näed. Palun võta üks samm korraga. Sorry, ma hakkasin kassima. ma hakkasin kassima korraks. Mia, Üks samm korraga. Ma ei tea, see on jällegi, see annab mulle üldse Eurovisiooni vibe'i nagu. Ma ei kujuta üldse ette, kuidas laulu Eurovisioonil oleks nagu. Ma annan 2, sellepärast ma annan 2 selle laulule. Sest ma ei näe seda üldse Eurovisioonil ette. Aga ta on parem kui Unicorn. Ma ei saadaks mitte kunagi Unicorni. Nagu Mia, Üks samm korraga läheks iga päev ennem Unicorni. Aga samas Mia, Üks samm korraga, ma ei näe, et see teeks nii crazy numbreid üldse Eurovisioonil, kui näiteks ma ei näeks, et see laul teeks sama palju kui Andrease laul seal alguses oli. Too isegi on nagu parem Eurovisiooni formaati minu meelest kui see. Järgmine laul, Neon Letters and Maiko, Tokimeki.
Okei, väga huvitav formaat. Saad aru, ma olin nii vibe, nagu ma olin nagu, et oh my god, kui siuke laul läheks, siis see võiks reaalselt kinni panna nagu hands down nagu 10/10, aga miks ta inglise keeles pidi hakkama? Inglise keel, ei, mulle meeldis, et see oli teises keeles, mulle nii meeldis, et see teises keeles. Ma olen nii annoyed, see võiks olla, see laul saaks 100% mu hääle lihtsalt, sest ma tean, et kui tuleks Estonia ja see laul, kõik oleks nagu what is going on, ja siis tuleks mingi anime kuradi, oi pilljääd. Mul on nii kahju, honestly, ma olen nii let down praegust, nagu ma tean, et see laul teeks numbreid ja see laul saaks väga kõrgele seal. Paneme 70, sest talle jääb ikkagi see ilus osa, tal on ikkagi midagi head, aga lihtsalt see ingliskeelne osa võtab väga palju maha. 70 Eurovisioonil oleks väga huvitav see laul, Olli Venom, järgmine laul, ma olen seda laulu kuulanud väga palju kordi, see laul mulle väga meeldib, aga nüüd kuuleme nüüd siukse kõrvaga, et Eurovisioonile, mõtleme nüüd niimoodi. What if I told you that I need you? Shadows underneath us. And ever since the day you came around, I'm a prisoner and there's nothing I can do, not a thing to get you out. You're the venom in my veins. You got me howling in your chains. Oi, blääd, see on ikka nii hea. Get you out. My veins. Oh. Okei. Olli Venom, see on minu siis nagu personal lemmiklaul nendest kõikidest, mulle väga meeldib see laul, sellepärast et ma ei tea, mulle meeldib kõigest punk-laulud. Ma annan selle laulule 80, sest ma arvan, et kuidas see ehitatud on, tal on reaalselt chance'i, aga ma arvan, ta ainus downplay, ma arvan, see laul saaks nagu keskmisest kuni kõrgeni, nagu päris kõrgele saaks see laul, aga ta ainus downfall on see, et Måneskin käis juba Eurovisioonil ja nad võib-olla võtsid selle kogu laiti ära seal. 3 laulu veel. Robin Juhkendal, Kurbuse matused. Kurbus. Mulle ei meenu sinu naeratus ja nii üliväga kerge on mul selle pärast just, mul ju selle pärast on, et täna on kurbuse matused ja ma enam ühtki pisarat ei vala. Matused ja ma enam ühtki pisarat ei vala. Kadam. See Robin Juhkendal, Kurbuse matused, fucking banger. Video eriti banger nagu.
kuhu me rankiksime teda Eurovisiooni listis? Mulle see meeldis, aga ma arvan, et ta oleks võib-olla liiga out of place Eurovisioonil. Ühesõnaga, ma arvan, et ma annaksin Robin Juhkenthalile kena 5, sest kui see laul läheks, ma arvan, ta võiks midagi teha, aga pigem mitte nagu. Järgmine laul, Sissi Lighthouse. Aitäh, kes videos nii kaugele jõudnud on. Nüüd tuleb väike fun fact. Ma kunagi tantsisin Sissiga laulupeol koos, mitte nagu üksteisega, aga ma mäletan, kui me rääkisime omavahel. Tema probably ei mäleta seda, aga nagu ma mäletan, sest jutt käis, et ta on Dave Bentoni tütar, ma nagu, et what? No way, sest obviously ma teadsin, kes Dave Benton on, sest ta on võitnud Eurovisioonil Eestil. Ja siis ma nagu, et no way! Ma ei ole kindel, kas see oli Sissi, aga ma olen aga ma mäletan, et see oli Sissi minu meelest. Ta käis ringi pärast oma papsiga ka seal. Anyways, ma olen kohtunud Sissiga. Kas teie olete? Ma ei usu. Couldn't write music 'cause you're in all of my songs. My heart will beat for you, each beat holding steady and true. My lungs they breathe for you, your name on my lips with every exhale. Each night I dream of you. Each night we find a way to stay in the past. Never let go, hold on to the place where we were for once more. You are my lighthouse, guiding me home. I knew you like myself, from the skin to the bones. Okay. Silently keeping my promises. Ma praktikisin selle. Silently keeping my promises. Oota, niimoodi lõppeski ära või? Niimoodi lõppeski või? Oota. Okei. Nii kiirelt lõppeski. God damn, see oli päris vibe'i. Ma sai mälu täis jälle, sorry. Sissi Lighthouse, mulle väga meeldis selle laul, see polnud üldse basic. See oli nagu wow. Honestly, ma tahaksin väga näha, et see laul läheks. Ma võib-olla isegi ütleksin, et ma hääletaksin selle laulu poolt. Sest mulle meeldis see kogu värk, nagu see oli nii hea lihtsalt. Aga ma tean, et ta läheks nagu lihtsalt sinna toppi, ma arvan, keskmine kuni top. Aga honestly, ma arvan, et see on ainus laul täna, mis läheb keskmisesse või toppi, mis võib võita. Nii et selle pealt, et ma tunnen, et sellel on sükest võidu tunnet. Ma annaksin Sissile 10. Võib-olla controversial, võib-olla weird, miks ma just Sissile, ei, see pole selle pärast, et ma kohtusin taga või midagi. Aga lihtsalt, et ma räägin, et meeldis see laul nagu. See on sükene ingliskeelne laul, mis on banger. Nagu reaalselt 10. Minu jaoks on see tänane 10 nagu. Mina hääletaksin Sissi poolt. Nii, viimane laul, enne kui mul mälu täis saab, Viiralt Salalik. Suis kerkib seal, kus tuledik, salalik, saba kaotab ringi siva sisalik, salalik, nüüd tuledik. Miks seal nöör on puu otsas? Okei. Viiralt Salalik, kellel kurat see on vajalik. see nali. Ja ka hea laul, samas ma arvan, see natuke liiga niche laul Eurovisiooni jaoks. Ma väga ei kujutaks ette seda Eurovisioonil jällegi, see on nagu liiga eestilik. Ma vist annan talle kahjuks 2, sest jällegi ma ei näe, kuidas see Eurovisioonil teeks midagi, tal ei ole seda, ta pole seda vibe'i minu jaoks, et ta võiks võita kahjuks. Sellega lõppevad meie kõik tänased laulu vaatamised. Ma teen siia vasakule poole nüüd, ma teen listi nagu minu top 3, mis mina nagu tahaksin, et võiks võita, siis 1., 2., 3, mis mina tahan, et võidaks, ja ma teen siia paremale top 3
mis ma arvan, mis probably inimesed hääletavad. Nagu mis inimesed probably hääletavad võitma. Näeme paari nädala pärast, kas ma ajan puhast kelvast või ma näen tulevikku ette ja näeme mingi paari kuu pärast, kas ma jälle ajan kelvast või ma näen tulevikku ette. Ühesõnaga, aitäh, kes on jõudnud videos nii kaugele. Kui keegi üldse siin on praegu, siis what the hell, nagu ma tänan sind. Kuradi, pane mulle like ja pane saab, sest kui me saame 300 saabi täis, siis ma teen setup video ja natuke teistsugused videoid siia kanalile juurde. Oleme veits sisuloojad, sisuloomelisemad. Mina olen Chris Poiss ja ma nüüd läksin. Vau!